tere! Selles videos tutvustan sulle, kuidas otsida internetist pilte, neid salvestada arvutisse ning lisada oma Photojeti kollaažile. Mina soovin lisada pildi siia luuletuse taha. Otsisin arvutist, kuid sobivat pilti ei leidnud. Vaatasin Photojeti pildipanka, ka siin ei olnud päris sobivat pilti. Seega asun nüüd otsima sobivat pilti internetist. Avame uue vahelehe. Nüüd on vaja kirjutada otsingusõna siia. Mina arvan, et oleks tore leida mõni hea pilt õhupallidest. Alustan kirjutamist. Kuna ma juba ühe korra otsisin õhupalli pilti, siis ta pakub, et äkki ma tahan veel otsida ja mina pääsen kirjutamisest. Nii, aga õhupallide kohta ei tulegi pilte. Praegu pakub ta meile hoopis seda, kust me saaksime osta õhupalle. Me peame nüüd ütlema otsingumootorile, et palun, me soovime pilte. Siin üleval on erinevad töövahendid ja täna me soovime pilte. Vajutame siia. Nii, ja nüüd on meil, mille vahel valida. Vaatan välja sobiva pildi. Mina sooviks võtta selle helesinise taustaga pildi. Nüüd on vaja see arvutisse salvestada. Teen pildil parema hiireklõpsu ning ütlen siin salvesta pilt nimega. Nüüd on mul vaja leida sobiv kaust. Enne kui sa salvesta paned, siis kindlasti kontrolli, kuhu kohta sa pildi salvestad. Minul on juba näha, et desktopile ja siit õpetaja Kairi kausta. Panen ka oma pildile nime, et mul oleks hea seda pärast üles otsida. Õhupall panen nimeks ja nüüd vajutan nuppu salvesta, save. Pilt on salvestatud arvutisse ja nüüd lähen lisan selle oma tööle. Avan oma töö, otsin üles pildi lisamise koha, ütlen talle, et lisa pilt. Nüüd, kui mul kohe minu pildid ees ei ole, siis kontrollin, kas ma olen teinud ikkagi õige koha lahti. Mina salvestasin pildi desktopile ehk töölauale, õpetaja Kairi nimelisse kausta ja nüüd kerin natuke allapoole. Nii, minu õhupall on kenasti olemas. Vajutan pildile ja ütlen ava. Nüüd on mul siia lisatud ja saangi selle pildi panna taustaks. Nüüd nii nagu me rääkisime autoriõigustest, siis tuleb ikkagi viidata, kust on pilt pärit. Lähen tagasi siia otsingu juurde ning kopeerin pildi aadressi. 3 mummu, võtan siit jaga ja võtan kopeerin. Selle akna võin kinni panna ja nüüd lähen siia, kuhu ma soovin oma pildi lingi panna. Võtame uue tekstikasti. Nii, võtame selle teksti. Teeme sellest ruumi natuke ja nüüd kasutame lühikäsklust kleepimiseks Ctrl+V. Meie link tuli ilusti kenasti siia, nüüd on vaja ta siis lohistada õigesse kohta, teeme ta natuke pikemaks ja saame panna oma pildi lingi siia pildi alla. Nii, pildilink olemas, luuletus olemas, nüüd võime edasi kujundada oma tööd. Ilusat päeva jätku sulle!